Tallinna moenädal on täies hoos ja me oleme siin lava taga, kus on meeletult sagimist, sest kohe-kohe ongi algamas järgmine show. Ja kuuldavasti on modellidele reaalselt jõudnud selga riided viimased veel tunnike tagasi, mis on tulnud otse õmblusmasinalt. Backstage'is toimub palju ja enne lavale minekut on tavapäraselt ka segadust palju. Küll on asjad kadunud ja järsku ei hoia riided enam nii nagu vaja. Asjad on kaotsis, sukapüks läheb keset põlve katki, varu ei ole, kingad on järsku hästi suured. See on vaid valik olukordadest, millele lahenduste leidmine on stilisti töö. Minu roll on siis panna kõik need imelised asjad üksteisega sobima. Ega paljajalaga ei saa ju modelli lavale saata. Stress on laes praegu pinge suur, kõige suurem asi, mille pärast muretseda on siis see, et kuigi publikus istudes seda ei näe, aga seal taga peavad riided vahetuma niimoodi. See on siis minu ja minu tiimi ülesanne praegu. Aga see, mis lõpuks lavale jõuab, on loomulikult imeline, sest Iiris Janveri bränd on eestlaste südamed vallutanud juba ammu ning just reaalselt kantavad rõivad on need, mis naisi neile showdele toovad. Mida siis täna üldse oodata saab? See küsimus enne showd on alati nii lahevate. No ütleme nii, et me jäime nagu endale ikkagi truuks, et puhtad jooned, hästi ägedad siluetid, 80-ndad kangad on ainult kõige paremad, kõige luksuslikumad kangad, mida me tavaliselt kasutame. Kõik asjad on väga ägedad, aga ka kantavad. Aga mis materjalid siis teemas on praegu? No kuna mina olen see materjalifriik ja niisugune sustainability minu jaoks ongi see, et sa kannad need asjad nagu aastad ja see ongi see, et nagu need kangad ongi jacquard kotonisegu villaga, et ta natukene kergem, kui ei ole nii. Kašmiirid, tšutšut varme, tšutšut hullusime. Kollektsioonis on palju praktilisi rõivaid ja sügistalve hooajale kohaselt ka palju ülerõivaid, mis on Eesti kliimas hädavajalik. Aga ajatute kleitidega on mõeldud ka lähenevale pidude hooajale. Vau! Et see on siis selline üliäge vool of viskoos, mis peegeldab valgust. See tegumood on väga kaunistav ja see on näiteks villane jacquard. Mis nagu ajatu, need siluetid on ajatu. Me kardame nagu väga mingi vimkad on, aga liiga avangardiks me ei lähe, kuna me ei taha, et on täna praegu moes ja 2 aasta pärast, 3 aasta, 5 aasta pärast ei toimi. Ta peab toimima ja see ongi sustainability. Iiris Janveriga juba 12 aastat moeshowsid kaasa teinud Liisa Herman on igapäevaselt tegev hoopis turunduse ja restorani äris, kuid Janveri kollektsioonid toovad ikka tagasi lavale. Kas närv on siis ka natuke? No ikka muidugi vaikselt hakkab närv sisse tulema, et ei ole enam palju minna, aga väga äge on, ülilahe kollektsioon, et Iiris Janveriga iga aasta suudab üllatada, et täpselt nagu Arina ja Nataškaga enne rääksid, et lihtsalt need kangad, need tekstuurid, need siluetid, need on mega ägedad, samas siin on alati midagi ägedat aksendikat, näiteks nagu see äge jumpsuit, mis mul seljas on. Moeshow suurõhtu oli kohale toonud stiilseid külalisi kogu Eestist. Nii modellid, külalised kui ka loovtiim on ühel meelel. Sellised õhtud annavad inspiratsiooni ja energiat veel kauaks. Täna ma olen eelkõige siin oma lemmikbrändi Iiris Janveri pärast, kaasa elamas nende uuele kollektsioonile, mis pidi kuuldavasti olema hästi värviline seekord. Mis sulle meeldib tavaliselt kõige rohkem moeshowde juures? Emme juures olla. Ikkagi emme juures olla, see on kõige olulisem loomulikult. I love the Tallinn Fashion Week. For me is the best, because people using different outfits and they are more artists, I think so. But I'm here to view the shows and I love to give more inspiration for me and for my job. Kuidas sinu kostüüm täna või komplekt siis kokku sai? Tegelikult natuke sõbranna abiga. Mul oli see seelik juba ammu kapis, et mõtlesin, millega seda sobitada. Ja siis ma saatsin sõbrannadele pilte ja nii see kokku sai lõpuks. Kui lava ees paistab kõik pingutusteta ja glamuursena, siis tegelikkuses sünnib see ilu tänu suurele meeskonnale, kiiretele lahendustele ja närviküdile lava taga.